Priit Oslin Tarbijakaitse Tehnilise Järelevalve Ametist, tehniku osakonnast ja räägin gaasiohutusest kortermajades. Nõuded gaasipaigaldiste osas tulevad seadmeohutuse seadusest, mille all on 3 määrust, küttegaasipaigaldiste määrus, nii nimetatud auditikohustusega seadmete määrus ja isikute pädevuse määrus. Siis on ehitusseadustik, mille all on määrused ehitisauditi tegemise kord ja ehitamise dokumenteerimise määrus. Ning lisaks on ka EL-direktiivid ja määrused, kust tulevad nõuded gaasiseadmetele ja materjalidele, millest gaasipaigaldisi ehitatakse. Tuleohutuse seadus reguleerib suuremaid katlamaju ja ka korstnaid seoses gaasiseadmetega. Siis on gaasiliidu juhendid, mida järgitakse standarditele sarnaselt gaasipaigaldiste ehitamisel ja hoonete projekteerimisel. Ning loomulikult ka standardid ja väga oluliselt on ka seadmete tootjate juhised, kus on kirjas konkreetsed ja täpsed nõuded gaasiseadmete paigaldamise ja nende kasutuskeskkonna kohta ja ka hoolduse kohta. Lisaks reguleerib ka gaasipaigaldiste kasutamist ka korterimajade ja korteriühistute seadus natuke. Mis see gaasipaigaldis on? Seadmeohutuse seaduse terminoloogia on natukene kummaline, et ühest küljest seade on paigaldis ja paigaldis omakorda koosneb seadmetest. Ehk et sellest tekitab natuke segadust, aga saame hakkama. Et gaasiseade on gaasipaigaldis on gaasi tootmiseks, töötlemiseks, edastamiseks, ladustamiseks, kasutamiseks või gaasianumate täitmiseks kasutatav seade või nende süsteem, sealhulgas küttegaasidest maa, vedel, bio- või tööstusgaasi anum, torustik, terminal, täitejaam, tankla või gaasijaam. Ehk et kui me räägime eluruumidest, siis eluruumide puhul on gaasiseadmed, on pliidid, keskkütteseadmed, gaasiveesoojendid, sellised asjad. Kui nüüd rääkida gaasikiirguritest, siis gaasikiirgurid on ballooniga ühendatud seadmed, need on nüüd eraldiseisvad gaasiseadmed, nad ei ole gaasipaigaldised ja seega ka hoone tehnosüsteem. Siis gaasikütteseade paigaldisena on ka küttesüsteem, mis koosneb gaasiseadmest, ühenduslöörist ja korstnast ning muudest selle olulistest osadest. Gaasiseadme koosseisu võib ka kuuluda gaasitorustik ja ka gaasianum, kui see on hoone tehnosüsteemis ehitatud. Gaasipaigaldise värvid. Me oleme harjunud, et gaasitorustik ja gaasilõvikute märgistus on kollane, siis kohustus seda kollast värvi kasutada on ainult tööstuskeskkonnas. Koguses keskkonnas gaasitorustik kollane olema ei pea, selle võib värvida vastavalt soovile kujundusideedele. Küll aga peavad olema kõik gaasitorustiku kraanid, lõdvikud ja plasttorud vastava värvikoodiga. See tuleneb nendele materjalidele ja detailidele kehtestatud nõuetest, mis on standardites. Ehk et gaasikraan peab, kui ta on värvikoodiga, peab ta olema kollane, gaasiseadmete voolikud, survevoolikud peavad olema kollase joonega ja plasttorudel sama. Gaasitöö on seadmeohutuse seadus reguleerib kõiki seadmetöid, nende hulgas ka gaasitööd ja gaasitöö on seega gaasiseadme projekteerimine, valmistamine, ehitamine, paigaldamine, demonteerimine, seadistamine, katsetamine, kontroll ja remontimine ning asjakohasel juhul ka gaasiballoonide anumate täitmine, ladustamine ja muu selline töö, mis mõjutab seadme omadusi, kuid ei ole seadme kasutamine.
Ja seega gaasitöö on siis gaasiseadmel, gaasipaigaldisel tehtav seadmetöö, sealhulgas gaasianuma täitmine, ladustamine. Gaasianuma täitmist ja ladustamist kodul eraisik ei tee ja eluruumides seda ka ei tehta. Kuid kui rääkida nüüd kodustest gaasipaigaldistest, siis seal ei ole peale tolmu pühkimise midagi, mida korteriomanik või majaomanik ise võiks teha. Kõik remont-hooldustööd eeldavad eripädevust. Alates projekteerimisest kuni regulaarse hoolduseni. Omaniku kohustused seadmete, sealhulgas gaasiseadmete kasutusele võtmisel on klassikalised. Kõiki seadmeid võib kasutusele võtta, kui need on tehniliselt korras ja ette nähtud otstarbel viisil kasutamiseks kogutud, sealhulgas on varustatud vajalike töökindlate korras juhtimiskontroll ja kaitseseadistega. Praktikas tähendab ka kõige väiksemat probleemi on see, et kui korterites on inimestel kasutusel gaasipliidid, millel mõni nupp on puudu, siis see ei ole korras gaasipliit, sellist gaasipliiti ei tohiks kasutada. Gaasiseade peab olema paigaldatud kasutuskohal ja seadistatud nii, et sellest lähtuv oht on minimaalne ja seadme kasutamine, korrashoid ja kontrollimine ei ole takistatud. Ehk et gaasiseadmete puhul peab olema tagatud tema paigalduse kasutuskoht selliselt, et sinna saab ka hooldust tegev inimene juurde teha kõiki vajalikke toiminguid. Ja gaasiseade peab olema siis ka vastava pädevusega isiku poolt seadistatud konkreetsele gaasile. Ehk et kui me räägime maagaasist, mis tuleb torust, kui me räägime propaanist, mis on balloonigaas, et need on natuke erinevad gaasid ja kui meil on tegemist gaasiseadmega, millele sobivad mõlemad gaasid, kuid siiski vajavad vastavat häälestust, siis see häälestus peab olema vastava pädevuse isiku poolt tehtud. Ning ette nähtud juhtudel peab gaasiseadmele paigaldisel olema tehtud audit või kontroll, mille järeldusotsuse kohaselt on seade ja paigaldis tehniliselt korras ja seadme ette nähtud otstarbel viisil kasutamine on. Kõik gaasipaigaldised nende ehitamisel peavad läbima kasutusele võtule eelneva auditi. Kontroll on nüüd hilisem kasutusel eluruumis kasutatavate gaasipaigaldiste puhul teostatav menetlus ja seda tuleb teostada ka vastavalt korrale. Dokumendid, mis käivad kaasas gaasiseadmete ja paigaldistega. Projekt. Gaasipaigaldise peab olema projekt, mille kohaselt see gaasipaigaldis on ehitatud. Projekt võib hõlmata ka korstnaprojekti, kui tegemist on korstnaga ühendatud gaasiseadmega. Gaasiseadmed siis gaasile soojendi, gaasi keskkütteseade, mille suitsugaasid juhitakse korstnasse. Korstna küsimus võib olla lahendatud eraldi hooneprojektis või mujal projektis, kuid asi, mida projektidega peab olema ära lahendatud ja kirja pandud, on see, kuhu juhitakse gaasiseadme suitsugaasid, et need suitsulöörid oleksid gaasiseadmele sobivad. Iga gaasiseadmega tuleb kaasa kasutuse paigaldusjuhend. See on direktiividest, määrustest ja standarditest tulenev nõue seadusest. Ja nendes juhendites tootja sätestab ära täpselt, millisesse keskkonda seade on mõeldud kasutamiseks, millistel juhtudel kasutamiseks, millised on paigaldustingimused, millised on kasutustingimused. Neid tingimusi peab gaasiseadme kasutaja teadma ja järgima. Paraku meie ümber toimuvad õnnetused, kus gaasiseadmete kasutajad, omanikud ei ole iialgi neid kasutusjuhendeid lugenud ja on gaasiseadmeid võtnud kasutusele tingimustel, mis ei sobi selle gaasiseadme kasutamiseks. Kui meil on tegemist gaasipaigaldisega, siis sellele peab olema selle esimese kasutusele võtmise ajal enne seda tehtud kasutusele võtule eelnev audit. Selline protokoll peaks ka hoone omanikul olema. Kui seda ei ole, siis see võib olla ehitisregistris, see võib olla ehitisregistri arhiivides
või siis too aeg auditit või auditi sarnast protseduuri teostanud ettevõtte valduses. Kuna kõiki seadmeid, sealhulgas gaasiseadmeid, tuleks regulaarselt kontrollida ja hooldada, ühest küljest küll seadusest tulenevalt kohustusena ja teisest küljest tootja poolt ette nähtud kohustusena, siis selle kohta peaks omanikul olema või ta peaks vähemalt viimased dokumendid säilitama, et tõendada kohustuse täitmist. Et kui gaasiseadme tootja on ette näinud oma kasutusjuhendis, et gaasiseadet tuleb iga aasta või iga 2 aasta tagant hooldada vastava pädevusega isiku poolt, siis gaasiseadme omanik on kohustatud seda ülesannet täitma. Peab tellima gaasitööd tegeva ettevõtte poolt gaasiseadme hooldus. Lisaks nendele on ka eluruumi gaasipaigaldiste puhul eluruumi gaasipaigaldise kontroll. Kontrolli andmed täna on järelevalve infosüsteemis. See võib ka olla paberi peal. Varasemad ettevõtted siiski harrastavad ka paberi peal protokolli vormistamist. See protokoll võib ja peaks ka olema omanikul olema. Ja kui juhuslikult tegemist on ka ikkagi auditi kohustusega paigaldisega, siis ka auditiprotokoll, korralise auditiprotokoll. Kasutamisel peaks omanik seadet kasutama loomulikult ette nähtud otstarbel ja viisil ja järgima seadme kasutusele võtmisel kehtestatud nõudeid. Seadme kasutamisel peab omanik tagama, et seadme nõuetekohaseks kasutamiseks ja korralhoiuks on loodud vajalikud tingimused, sealhulgas on olemas asjakohane teave, mis on seadmega kokku puutuvatele isikutele teatavaks tehtud ja kättesaadav. See tähendab nüüd ka muuhulgas seda, et seadme omanik, täiskasvanud inimene, peab olema tutvunud ja kursis seadme kasutusjuhendiga. Me räägime nüüd laste, alaealiste isikute vastutusest, siis ka neile peab olema täiskasvanute poolt piisavalt selgeks tehtud, kuidas gaasiseadmega ringi peab käima, kui see peaks vajalik olema. Üldiselt gaasiseadmete standardi kohaselt ei ole gaasiseadmed mõeldud kasutamiseks alla 14-aastastele. Ja gaasiseadme, ka muude seadmete puhul tuleb siis seadme kasutamine peatada, kui ilmneb mingisugune oht, mis on seotud selle seadme kasutamisega. Seadme vahetu kasutaja peab olema siis ka seadme kasutamiseks piisavalt kompetentne või ta peab tegutsema siis kompetentse isiku juhendamise kontrolli all, see on siis silmas peetud lapsi ja muid teovõime probleemidega isikuid. Seadme kasutamise korrashoiu nõudeid peab täitma. Kui seadme tootja on ette näinud seadmetele regulaarse kontrolli, hoolduse, siis neid nõudeid peab kasutamisel täitma. Ning ette nähtud juhtudel peab olema siis seadme kasutamise nõuete täitmist korraldav isik ehk siis kasutamise järelvaataja. Seda enamasti täna elumajades ei ole, küll aga oli kunagi, kus oli siis kateldel, kui on tegemist gaasikatlaga, siis on võimalik, et on vaja kasutamise järelvaatajat. Ning ette nähtud juhtudel peab siis gaasiseadme kasutamisel olema ka tehtud audit või gaasipaigaldise kontroll, mille järeldusotsuse kohaselt on seade tehniliselt korras ja seade ette nähtud otstarbel ja viisil kasutamiseks ohutu. See tähendab nüüd ka seda, et kui kontroll või audit on tehtud, selle kontrolli või auditi tulemusel leitud puudused, siis need puudused tuleb kõrvaldada ja tellida uus kontroll või audit, kuni kontrolli või auditi otsus on positiivne ehk seade on korras, et seade tehniliselt ette nähtud otstarbel kasutamiseks ohutu. Mittevastav otsusega auditi või kontrolli tulemus ei ole see, mis olema peab. Ning hoone, kus siis seda gaasiseadmeid kasutatakse, sellised gaasiseadmed, mis on siis korstnaga ühendatud, need on siis gaasikütteseadmed või gaasiveesoojendid, need hooned peavad olema varustatud vingugaasianduriga. Hiljem räägime ka sellest, et
kus peab olema vingugaasiandur, kui gaasiseade asub eluruumis, ehk siis korteris näiteks, siis peab olema vingugaasiandur selles konkreetses ruumis, kus gaasiseade asub. Kuid kui me räägime kortermajast, kus on näiteks tsentraalne gaasiküttelahendus, siis ja see gaasiseade ei asu eluruumis, siis vaatamata sellele, selles hoones peab ikkagi vingugaasiandur. Audit ja kontroll. Audit, mis vahe neil on? Auditit teostavad siis vastava akrediteeringuga auditi teostajad, keda Eestis täna on 2. Audit on siis tehniline kontroll, mille eesmärk on tuvastada seadme korrasolek, tehniline korrasolek ja ette nähtud otstarbel viisil kasutamisohutus ning võimalikud olulised puudused. Auditi tegija peab olema auditi toiminguteks akrediteeritud inspekteerimisasutusena akrediteerimisasutuse poolt. Seda saab kontrollida Eesti Akrediteerimiskeskuse kodulehelt. Ja auditi teostaja vormistab auditi tulemused protokollis ja seadmeohutuse seaduse paragrahv 12 kohases tehnilise järelevalve infosüsteemis. Kasutuseelse kontrolli, kasutuselevõtule eelneva auditi protokoll vormistatakse reeglina paberil. Korralised auditid vormistatakse ja ka kasutuseelsed, mis on siis seotud teist tüüpi gaasipaigaldistega, need vormistatakse tehnilise järelevalve infosüsteemis. 2 kohas vormistatakse. Nüüd eluruumides, see on siis korterid, elamud. Nende gaasipaigaldiste puhul on nõutud kontroll ja see laias laastus sama, kuid lihtsama protseduuriga. Ja kontrolli käigus siis kontrollitakse gaasipaigaldis tehnilist korrasolekut gaasitööd tegeva isiku poolt. Gaasipaigaldise kontroll on siis definitsiooni järgi üksik rida või korterelamus asuva gaasipaigaldise kontroll gaasitööd teostava isiku poolt. Gaasipaigaldise kontrolli käigus läbi viidud tegevuste andmed peab sisestama siis kontrolli teostaja tehnilise järelevalve infosüsteemi 5 tööpäeva jooksul. Enne selle nõude kehtima hakkamist vormistati gaasipaigaldise kontrollid paberile. Täna veel on mõned natukene aega, kui võib kehtida ka paberil olev eluruumi gaasipaigaldise kontroll, kuid enamus gaasipaigaldise kontrolle peaks olema tänaseks juba järelevalve infosüsteemis. Neid on tänaseks juba seal üle 40 000. Auditi puhul, korralise auditi puhul, siis korralist auditit tehakse. Nõue on A-kategooria gaasipaigaldise suhtes, mis on üle 15 aasta vana ja asub ühiskondlikult kasutatavas hoones. Nendele gaasipaigaldisse tuleb auditit teha kord 4 aasta järel. See tähendab, et kui meil on tegemist reeglina korterelamuga, mis muu hulgas omab ka ühiskondlikult kasutatavat funktsiooni, on seal siis pood või mingi muu teenindusasutus. Sellisel puhul selle kortermaja gaasipaigaldised lähevad siis auditi alla. Ja ka need gaasipaigaldised, A-kategooria gaasipaigaldised, millega ühendatud tarviti võimsus on üle 1200 kilovatti või siis koguvõimsus on üle 300 kilovatti kord 4 aasta järel. Need on siis mingid väga suured majad, kus mingil põhjusel on väga suur gaasitarvitite arv või tarbitav võimsus. Kontroll, eluruumi gaasipaigaldise kontrolli tuleb läbi viia siis kord 4 aasta tagant. Ja samuti ka tuleohutuse seadusest tulenevalt peab siis gaasiseadme korsten ja ühenduslööri puhastama korstnapühkija kord 4 aasta jooksul ning teavitama valdajat korstna ühenduslööri tehnilist seisukorrast. Ja ühtlasi tähendab ka seda, et selle korstna pühkimise tulemus vormistatakse ka kütteseadmete registris.
Eluruumi gaasipaigalduse kontrolli teostaval isikul peab olema siis vähemalt A-kategooria gaasipaigaldise ehitamise pädevus ja sobib ka A-kategooria projekteerimise pädevus või gaasipaigalduse auditi teostamise pädevus. Lisaks peab siis selle kontrolli teostaval ettevõttel olema ka ligipääs järelevalve infosüsteemi kontrolli tulemuste vormistamiseks. Eluruumi gaasipaigalduse kontrolli käigus viiakse läbi põhimõtteliselt 6-punktiline kontroll ja kontrollitakse siis gaasiseadmetel nõuetele vastavust ja toimimist tööolukorras. Tähendab, et gaasiseade peab täielikult töökorras olema, tema kõik funktsioonid peavad toimima, kõik nupud peavad olemas olema ja ta ei tohi kuidagi lekkida. Teiseks kontrollitakse olemasolevale dokumentatsioonile vastavust. Kui nüüd gaasipaigalduse suhtes on olemas projekt, kasutusjuhendid ja midagi sellist, siis nende suhtes on võimalik kontrollida, kas tehniline olukord vastab sellele. Kui nüüd dokumente ei ole, mis reeglina paraku nii on, siis seda kontrollipunkti läbi viia ei saa. Kuid selle tõttu ei jää kontroll tegemata. Siis kontrollitakse seadmete õhuvarustuse ja ruumide ventilatsiooni toimimist. Seadmete õhuvarustus ja ruumide ventilatsioon peab gaasiseadme töörežiimil igakülgselt toimima. Kui ruumis on ette nähtud ventilatsioon, siis peab gaasiseade saama vabalt töötada ja ka ruumi ventilatsioon peab seal kõrval saama vabalt. Ehk et ei tohi olla vastuolu, et gaasiseadmete töö korral hakkab mingisugune ventilatsioonisüsteem teistmoodi tööle või on kasutatud sundventilatsiooniseadmeid. Torustiku nõuetele vastavuse kontroll. Gaasipaigalduse torustik ei tohi olla korrosiooniga, ei tohi olla vigastustega, ei tohi lekkida. Lihtne. Ja gaasipaigalduse torustik ei tohi olla ka varjatud. Ei tohi olla seina taha peidetud, seina sees ei tohi olla hargnemisi ühenduskohti. Need võivad hakata lekkima, gaas võib koguneda seina sisse ja siiski süttida. Ja 5. punktina kontrollitakse seadmete ühenduste tihedust. See on siis spetsiaalselt eraldi toodud punkt selleks, et kontrollida siis seadme ja torustiku ühendustega. Kuna tegemist on reeglina keermeühendustega, siis need ajapikku ikkagi liiguvad ja hakkavad lekkima, et neid tuleb regulaarselt hoolduse käigus üle kontrollida ja vajadusel kinni keerata või uuesti ühendada, et seda siis ka tehakse eluruumi gaasipaigalduse kontrolli käigus. Ning kui on nõutud ja kontrollitakse ka vingugaasi anduri olemasolu ja paigaldust kohtades, kus vingugaasi andur on kohustuslik. Ainult gaasipliidi või ainult torustiku korral vingugaasi anduri nõuet ei ole. Vingugaasi anduri nõue korterite puhul on siis, kui gaasiseade asub eluruumis ja on ühendatud korstnaga. Kontrolli tulemused sisestab siis kontrolli teostaja järelevalve infosüsteemi ja ta peab tegema seda 5 tööpäeva jooksul. Kui teie korteri suhtes andmeid meie infosüsteemis ei ole, siis suure tõenäosusega teie korteril kehtivat gaasipaigalduse kontrolli ei ole. Täna võib eluruumi gaasipaigalduse kontrolli teostada juba 41 ettevõtet. Nendest esimesed 2, Inspecta Estonia ja Tehnoaudit OÜ, nemad on ka auditi akrediteeringuga, nemad saavad teha ka vajadusel auditiga. Kuid nende erisus on ka veel see, et nemad ei saa samal ajal teha gaasitöid. Nad ei saa hooldada ega remontida. Kõik need ülejäänud ettevõtted, neil on võimalik kontrolli käigus ka pisipuudused kõrvaldada, ehk et ei pea tellima kontrollil, saate puudused, tellite remondi ja siis tellite uuesti kontrolli. Nende ettevõtete puhul saab kõike seda korraga teha, et ettevõtja teeb ka hoolduse, vajalikud remonttööd, kui ta saab teha ja siis vormistab ka vastava kontrolli protokolli. Mida siis tihtilugu praktikas juhtub?
Sage probleem on see, et gaasipaigaldisega korterites ei ole väliskonstruktsioonis ventilatsiooni avasid või lahendusi. Puuduvad isegi ka niinimetatud freshklapid. Kõik ruumid, eluruumid, kus asub gaasiseade, peavad olema väga hea ventilatsiooniga ehk et sinna ruumi peab olema tagatud põlemise õhu juurdevool. Välisseinas peab olema seega ventilatsiooni ava. On see siis läbi aknaraamide, on see konkreetne ventilatsiooniava välisfassaadis, nagu ehituslik küsimus, aga nõue peab olema täidetud. Ja see ava peab olema piisava suurusega, sest ava suuruse sõltub nüüd kasutatava gaasiseadme tootja esitatud tingimustest. Ruumi õhust sõltuvad gaasiseadmed, need on siis gaasiveesoojendid, mis võtavad põlemiseks vajalikku õhu sellest samast ruumist, kus ta asub. Selle suhtes on olemas nõuded selle ruumi suurusele. Seega see gaasiveesoojendi ei saa olla väga väikeses WC-s ega vannitoas. Eesti Gaasiliidu juhendi kohaselt ja ka gaasiseadmete tootjate dokumentide kohaselt peaks selle ruumi suurus, kus asub ruumi õhust sõltuv gaasiseade, olema vähemalt 7,5 kuupmeetrit suur. Paljud õnnetused on seotud sellega, et gaasiseade on kuidagi sattunud või omavoliliselt teisaldatud liiga väiksesse ruumi. Ja kui gaasiseade asub siseruumis, näiteks WC-s, vannitoas, millel ei ole nagu välisseina, siis nendesse ruumidesse peab olema tagatud põlemisõhu juurdevool. Nimetatakse siirdeõhu liikumiseks ja see on vaja, et oleks selles ruumis, ruumi seinas, ukse all, ukse sees, siirdeõhu ava vähemalt 300 ruutsentimeetrit. See on siis umbes 10 korda 30 sentimeetrit ventilatsioonirest. See on eluliselt oluline nõue. Gaasiseadmeid ei tohi ehitada ka seina sisse, neid varjata. Gaasiseadmed peavad olema igakülgselt ligipääsetavad hoolduseks, remondiks ja ka ühenduskohad ei tohi olla seina sees. Selline euroremont, kus gaasiarvestist ja gaasiveesoojendist paistavad ainult nupud või näidik, selline euroremont on lubamatu ja see tuleb maha lõhkuda. Taastada algne olukord või gaasiseadmete likvideerida. Suitsugaasid tuleb juhtida kindlasti ainult selleks ette nähtud lööri. Kuigi gaasiseadme suitsugaasid on suhteliselt puhtad ja jahedad, ei tohi neid juhtida ventilatsioonilööri. Kindlasti peab järgima ka gaasiseadmete suitsugaaside juhtimiseks materjalidel kehtestatud nõuded. Ka lööride puhastusluugid peavad olema sobivad suitsugaasidega, seal ei tohi kasutada plastikust kommunikatsiooniluuke. Ja suitsutorud peavad olema ka gaasiseadmega ühendatud. Mitu õnnetust on seotud sellega, et gaasiseadme suitsugaasid ei olnud mitte kuhugi juhitud, tulid sinna samma ruumi. Ruumi õhust sõltuvad gaasiseadmed nagu gaasiveesoojendid, nendes ruumides ei tohi paigaldada ega kasutada sundventilatsiooniseadmeid. Kui hoone on projekteeritud ja ka gaasipaigaldis on vastavalt sellele projekteeritud loomulikule ventilatsioonile, siis selle ventilatsioonisüsteemi sellesse ventilatsiooniavadesse sundventilatsiooniseadmete paigaldamisega muudetakse oluliselt hoone tehnosüsteemi siis loomulikust ventilatsioonist sundventilatsiooni peale. Sellised asjad on väga ohtlikud ja reeglina põhjustavad gaasiseadmete töös häireid, mille tagajärjel võivad olla ka vingugaasisurm. Ka köökide köögikugud, kuigi nad asuvad võib-olla vannitoast ja WC-st eraldi ruumides, põhjustavad korteris ikkagi alarõhu, seega ka köökides ei tohi olla paigaldatud sundventilatsiooniseadmeid. Küll võib gaasipliidi kohal olla köögikugu, kuid see peab olema sellisel juhul loomuliku ventilatsiooniga ehk ilma mootorita.
Ka ventilatsiooni avasid ei tohi sulgeda. Gaasiseadmete ruumis peab olema tagatud võimaliku gaasilekke likvideerimiseks ventilatsioon. Järelevalve infosüsteemi leiab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve koduleheküljelt kaudu. Infosüsteemist on võimalik vaadata siis gaasipaigaldiste kontrolli tulemusi. Seal näidatakse korteri haaval tulemust, kas gaasipaigaldis vastas nõuetele või vastanud ja millal on järgmine kontrolli aeg. Kui gaasipaigaldis ei vastanud nõuetele, siis järgmist kontrolli aega ei kuvata. Siit saab otsida siis enda korteri või naabrikorteri nõuetele vastavust. Need andmed, mis korteriühistu siis näeb, korteriühistu juhatuse liikmed, on sellised, et on näha siis, millises korteris on kontroll teostatud, millised gaasiseadmed või paigalduse tüüp korteris on, kas see koosneb veesoojendajast, pliidist, torustikust, kas kontroll on tehtud ja mis on selle tulemus ja milline on järgmine kontroll. Neid andmeid peaks korteriühistu siis jälgima ja seisma hea selle eest, et korterites oleks õigeaegselt kontroll tehtud ja korteri omanikud peaksid ka vastavalt samamoodi seisma selle eest, et nad telliksid õigeaegselt kontrolli juhuks, kui korteriühistu ei soovi ühiselt kontrolli korraldada. Suitsu- ja vingugaasiandurite puhul juhiksin tähelepanu sellele, et igasugune valge seade ei ole veel vingugaasiandur. Siin pildil on kõik erinevad andurid, suitsuandur, CO-andur, gaasiandur ja üks on veel, mida me praegu ei meenu. Aga vingugaasianduri peal peab olema kindlasti konkreetselt kirjas, et tegemist on vingugaasianduriga, kas inglise keeles carbon monoxide alarm või mingi muu väljend. Gaasiandur ei asenda vingugaasiandurit. Vingugaasianduri valikul peaks siis tähelepanu pöördama kasutuskeskkonnale, eriti kui see on vajalik vingugaasiandur paigaldada vannituppa, siis peaks vingugaasiandur sobima niiskesse keskkonda. On vaja pöörata tähelepanu toitelahendusele, vingugaasiandurid võivad olla akuga, vahetatava patareiga või ka seinakontakti ühendatavad. Vingugaasianduritel on erinev kasutusiga. Vingugaasiandurite puhul müügimehed armastavad rääkida IP-st, siis IP ei ole otseselt seotud niiskusega. IP räägib tolmust ja otsesest veetilkadest või veest. Et ruumiõhu niiskustasemest IP midagi tegelikult ei räägi. Kuigi kui me räägime vannitoast, siis jah, vannitoas võib esineda veepripsmeid või võib lausavett peale kallata. Ka vingugaasiandurid peaksid vähemalt olema siis IP44 või mingi suurem väärtus. Kuid see IP44 ei tähenda, et see on siis kindlasti veel ka juba niiskesse ruumi niiskuse mõttes sobiv seade. Vingugaasiandurid, kuna nendel on kasutusiga kindel, siis nad ei ole igavesed ja see kasutusiga peab vingugaasianduril olema pealkirjas. Ja täpsemat infot võib leida ka vingugaas.ee kodulehel. Vingugaasianduri paigaldamisel tuleb järgida esmalt vingugaasianduri paigaldusjuhendit. Paigaldusjuhendis peab olema toodud välja nõuded paigalduskohale ja neid peab ka järgima. Soovitav on vingugaasiandur, siis kui eluruumi puhul teha, eluruumist räägime, siis peab vingugaasiandur olema ja ruumis, kus vingugaasiallikas on, siis gaasivee soojendi näiteks või siis, kui meil on, või siis ruumi, kus inimene magab. Et vingugaas ruumis, kus me ei viibi, meid ei ohusta, kuid ruumis, kui me magame ja mingil põhjusel tekib vingugaas, ja magades me viibime selle vingugaasi käes ka kaua, see muutub meile lõpuks ka peale ikka kohtulik. Vingugaasi anduri võiks paigaldada ka igale korrusele, kui tegemist on mitmekorruselise elamuga. Ja vingugaasi anduri võiks paigaldada ka laste tuppa, kuna laste organism on tundlikum vingugaasi suhtes ja ka muud teised kehva tervisega isikud. Lisaks võiks vingugaasi anduri paigaldada ka garaaži, kuna
valdav enamus vingugaasist tekib tegelikult sõidukite mootoritest. Ja vingugaasi andur võib kujuneda ka oluliseks köökides, kus on kasutusel gaasiahjuga pliidid. Gaasipliidi puhul vingugaasi ohtlikul määral teke ei ole tõenäoline, kuid gaasiahjuga pliitide korral see võib siiski kujuneda selliseks. Kohustust selles osas ei ole. Lisaks on ka vingugaasi anduri paigaldamine ja need kasutustingimused käsitletud standardis EN 50292, kus siis soovi korral saab veel täpsemat infot vingugaasi anduri paigaldamise tingimuste kohta. Nii, aga ma praegu tänan ja kui on küsimusi, siis vastan küsimustele. Jah, on küll. Ma loen siit järjest ette, kas kortermaja trepikojas olev gaasitoru peab olema kollane või võib olla see seintega ühte värvi? Kortermaja gaasitoru võib olla mis tahes värvi. Kui tihti peab tellima gaasikütte seadmele auditi või tehnilise kontrolli? Kui me räägime eluruumist, eramus või kortermajas, kus ei ole avalikku funktsiooni, siis on ainult kontrolli kohustus ja seda peab tegema iga 4 aasta tagant. Kui gaasitorul ei ole ühendusi, kas siis ka ei tohi korteris seda gaasitoru ära peita? Kui gaasitorul ei ole ühendusi, hargnemisi, siis võib ta olla seina sees. Kas need korteris töid teostavad ettevõtted sisestavad ka kontrolli tulemused TTJA registrisse või on see õigus ainult ISPATKal või tehnoauditil? Need näidatud 40 nime, nemad omavad täna ligipääsu tehnilise järelevalve infosüsteemi kontrolli tulemuste vormistamiseks. Teised gaasitööde ettevõtted täna kontrolli tulemusi meie infosüsteemi lisada ei saa, nad ei ole selleks avaldanud soovi. Nende kontrolli tulemused seetõttu ei kehti, kui nad peaksid tegema. Ja selle nimekirja siis leiab hiljem, kui me materjalid veebi üles riputame, siis nendelt slaididelt. No see on siia slaidi välja tõstetud, et see nimekiri on meie kodulehekülje peal pidevalt uuenev elav nimekiri, et seda tuleks jälgida kodulehekülje peal. TTJA kodulehelt, selge. Aga rohkem küsimusi siis praegu ei ole, et suur aitäh, Priit, ettekande. Üks laekus veel. Jah, just laekus küll ja. Et kui ühistus on üldine gaasikatel, millega ei ole liitunud 2 korterit, nendes on eraldiseisev gaasiseadeldis, siis kui keeruline või kallis on liituda maja küttesüsteemi nendel 2 korteril siis? Hinna kohta ma ei oska midagi öelda. Keerulisuse kohta, kas siin on võib-olla mõeldud, et kas on mingid nõutavad dokumentatsioon või? Tegemist on pigem ehitusalase küsimusega ja ehituslubade, ehitusteatise ja hoone tehnosüsteemi. Tegemist on hoone tehnosüsteemi ümber ehitamisega. Kui hoones on osaline keskkütte ja korterites oma keskküttesüsteemid, et siis tuleks küsimus pigem selline, et milliseid nõudeid peab järgima, kui hoone tehnosüsteemi keskkütet ümber ehitatakse. Ehitisteatis tõenäoliselt, jah. Selge, aga siis nüüd küll ei paista rohkem küsimusi, et Priit